antud videos tutvustan ma, kuidas panna kokku seiklusmäng Tunne oma toitu. Selleks on sul vaja klassiruumis asetada lauale üks kauss, üks purk, üks pott ja üks pann. Miks need olulised on? Õpilased hakkavad seiklusraja juurest korjama selliseid kaarte. Kokku on neid 8 tükki ja kõik on erinevad. Need kaartid on asetatud kas siis väikestesse kottidesse või karpidesse. Sellepärast otsigi juba üles 8 kotikest või 8 karpi, kuhu need sisse panna. Need kaartid saad sa välja printida antud kogumikus. Ise valid, kas sa prindid need A4 peal või siis A3 peal, vastavalt kuidas sul võimalust on. Kui õpilased jõuavad tagasi klassi, vaatavad, mis taimi ja seeni nad leidsid ja proovivad nendest mingi toidu panna kokku. No näiteks keedame kartuli ära ja pärast kui on keedetud, paneme natuke tilli ka veel maitseks juurde. Seiklusrada koosneb 8 punktist. Esimene punkt on kartuli ülesanne. Selleks on sul vaja printida välja A3 või A4 formaadis esimene ülesanne kahepoolselt, niimoodi, et alguses on ülesanne ja teisel pool saab laps kohe kontrollida vastust. Siis sul on vaja printida ühepoolselt kartuli ja erinevate taimede osad. Kui sa oled välja printinud ülesande ning taimeosad, lõika need välja ning lamineeri. Nagu sa näed, olen ma ülesandele ka kleepinud 2 dokki. Kuna tegemist on mänguga, mis on hea mängida just õues, siis dokkidega sa saad selle maa sisse kinnitada. Võimalus on ka teha tegelikult siseruumides seda mängu. Mis on veel oluline? Sul on vaja kleepida 3 krõpsu ülesande lehe peale ning kõikide taimede taha. Ülesandest tulebki kokku panna õige kartulitaim. Õpilased saavad valida taimeosasid korvist. Vaatame kus. Nii, ja saimegi kartulitaime kokku. Õpilane saab kontrollida oma vastust ülesande tagant. Mis on veel oluline? Igas ülesandest, nagu eelnevalt rääkisime, on vajalikud sellised kaartid. Sellel ülesandel on kartulikaart vajalik. Need sa saad printida vastavalt, mitu õpilast sul mängib niimoodi, et iga õpilane saab koti seest võtta ühe kaarti. Järgmine ülesanne on seene ülesanne. Sul on vaja printida välja selline lehekülg, kus on number 2, 4 ja 5 ülesanne. Nad on mõlemapoolsed. Hetkel meil on vaja ainult number 2. Ehk sa võid selle ülesande siit välja lõigata ning ära lamineerida. Seene ülesandes hakkavad õpilased otsima 2 mürgist seent. Selleks on sul vaja taskulampe ja valgustada seda paberit niimoodi läbi. Nad saavad lugeda seene nime, samuti näevad ka seene pilti. Et meisterdada sellised seenekaardid, lõika välja kõik korvid ning seenepildid. Aseta nad üksteise niimoodi peale ning lamineeri. Võid ka natuke kleepida, et siis on kergem lamineerida. Samuti on ülesandes olulised seenekaardid, mida õpilane hakkab siis koguma. 3. ülesanne on maasika ülesanne. Selleks prindi välja ülesande kaart kahepoolne koos vastusega ning lõika ja lamineeri. Samuti on sul vaja ka selliseid väikseid kastikesi. Need sa oled tegelikult juba välja printinud koos kartuli ülesandega. Lõika need välja ning murra sealt, kus on joon. Kleebi nad lamineeritud ülesande peale tagurpidi. Õpilase ülesanne ongi leida maasikas, mida tema saab süüa. Aga kui ta hakkab minema, siis tee peal võib kohtada ta erinevaid loomi, kes sööb tema eest ära maasika. Näiteks kana jõudis sinust ette. Õpilane saab kontrollida õiget vastust ülesande tagant ja nagu sa näed, oleme siia ka kleepinud 2 dokki, et seda ülesannet on jällegi hea maa sisse niimoodi panna. Ülesande oluline koht on ka maasikakaardid, mida õpilane võtab, kui ta on ülesande täitnud. 4. ülesanne on kõrvitsa ülesanne. Selleks on sul vaja leida 7 erinevat kõrvitsat, printida välja numbrid ühepoolne ja asetada kõrvitsate peale numbrid.
siis sul on vaja välja printida ülesandekaart, mis sa tegelikult oled juba teinud, sest sa printisid välja number 2. Lõika number 4 välja, see on 2-poolne, kirjuta vastused ning lamineeri ülesanne. Kui sul juhuslikult pole kaalu võtta, siis õpilased saavad lihtsalt oma käega katsuda, kui raske see on ja panna raskuse järjekorda kõik kõrvitsad. Lisa ülesande juurde ka kõrvitsakaardid, mida õpilane võtab, kui ülesanne on täidetud. Viies ülesanne on marjade ülesanne. Selleks on vaja sul ülesandekaarti, mis sa oled juba välja printinud. Lõika number 5 siit välja, samuti see on 2-poolne ja tagavastus. Lõika välja ja lamineeri. Samuti on sul vaja sellist marjakaarti, 1-poolne, lõika välja ning lamineeri. Sul on vaja suurt krippkotti, kuhu sa asetad selle marja ülesande. Samuti on sul vaja 4 punast nööpi, 3 roosat nööpi, 3 sinist nööpi, 3 musta nööpi ja 2 kollast nööpi. Aseta need samuti siia koti sisse. Õpilase ülesanne ongi liigutada neid nööpe sõrmega ja proovida liigutada õiget värvi nööbid õige marja peale. Näiteks kollane nööp läheb muraka peale. Ära unusta ka mustikakaarti lisada ülesande juurde. 3. ülesanne on porgandi ülesanne. Selleks on sul vaja välja printida ülesandekaart, 2-poolne, lõigata see välja ning lamineerida. Siis on sul vaja välja printida porgandid, kas siis A3 versioon või siis A4. Printi porgandeid nii palju, kui sul õpilasi on. Aseta ülesande juurde veel pliiatsid või vildikad, 3 täringut või 2 täringut ja kui võimalik porgand peaseikluste raamat. Samuti leia selline natuke kõvem alus, kus õpilased saavad peal joonistada. Õpilaste ülesanne ongi veeretada täringut ja ta saab teada, mida ta peab joonistama oma porgandi peale. Näiteks tuli kuus ja tema peab ühe kõrva joonistama. Õpilase ülesanne on vähemalt 6 korda veeretada ja joonistada selline tore kaaslane porgand piiale. Kui ülesanne on täidetud, võtab ta selle porgandi kaasa ja näitab seda õpetajale. Ära unusta, et ülesande juures on vaja ka porgandikaartid. Number 7 ülesanne on kapsaülesanne. Selleks prindi välja ülesandekaart ning lõika ja lamineeri. Samuti on sul vaja ka rohelist paberit või siis näiteks valget, mis on natuke teed roheliseks. Nendest paberitest lõika välja 14 eri suurusega ümmargust ringi ning kortsuta need ja hakka asetama niimoodi üksteise sisse. Sellest valmib üks tore kapsas. Õpilaste ülesanne ongi kõik need kihid lahti võtta ja lugeda ära, mitu kihti on ühel kapsal. Ära unusta, et ülesande juurde lähevad kapsakaartid, mida õpilane võtab siis, kui ülesanne on täidetud. 8. ülesanne ehk viimane ülesanne on maitsetaimede ülesanne. Selleks lõika välja number 8 ülesandekaart, mis sa oled eelnevalt juba välja printinud number 7 juures. Lõika see välja, see on 2-poolne ja lamineeri. Samuti on sul vaja välja printida maitsetaimede pildid ja need lamineerida. See lehekülg on tegelikult juba eelnevalt sul prinditud, kui sa kasutasid neid numbreid kõrvitsa ülesande juures. Nüüd lõika 5 numbrit välja ja need pildid. Numbreid on sul vaja purkide peale. Kokku on vaja 5 purki, kleebi numbrid siia peale ja purkidesse pane maitsetaimed, mida leiad oma aiast või siis kooliaiast. Õpilaste ülesanne ongi taimi nuusutada või siis pildi järgi ära tunda, mis maitsetaimedega on tegu. Ära unusta, et siia juurde lähevad ka AETIL-i kaartid. Kuna ma ei tea, milliseid maitsetaimi sul aias kasvab, siis ma olen jätnud vastuse hetkel siin kaarti peal tühjaks. Kirjuta, millised taimed sul on ja millistes purkides.